Täna toimib tervishoiusüsteem nii, et kui inimesel tekib tervisega mõni mure, pöördub ta perearsti poole, kes väljastab vajadusel saatekirja eriarsti juurde. Uuest aastast toimub aga oluline muudatus. Saatekirja väljastamise asemel peab perearst eriarstiga e-konsultatsiooni ning alles siis selgub, kas ja kui kiiresti patsient eriarsti vastuvõtule saab. Perearst kirjeldab ära inimese terviseseisundi, kõik uuringud, mis seni on tehtud, ravi, mis on määratud ja nii edasi, oma mõtted, oma küsimused ja siis suunab eriarstile ja eriarst vaatab, kas on vaja inimene üldse kutsuda vastuvõtule või piisab näiteks perearstile antavatest nõuannetest. Umbes kolmandikel juhtudes siiamaani kasutatud e-konsultatsioonide puhul piisabki sellest, et perearstile antakse nõuanded. Kui täna peab patsient saatekirja saades omal ise arsti leidma, siis tulevikus võtab eriarst ise patsiendiga ühendust. Seejuures jääb inimesel ikkagi valik, millist raviasutust või arsti ta eelistab. See aga tähendab, et eelisjärjekorras saavad vastuvõtule need, kelle mure on suurem. Näiteks kui on inimesel mure, et on vaja väga kiiresti, siis ta ootab praegu samas järjekorras, kus need inimesed, kellel on aega oodata. Kokkuvõtteks nende inimeste jaoks, kes päriselt vajavad abi kiiremini, see järjekord lüheneb. Inimeste seas tekitab selline muudatus kahetisi tundeid. Suurim hirm on see, et nii võib arstiabist üldse ilma jääda. Ei juhtuks mitte nii, et ootamatult võib hoopis segadus tekkida. Midagi, Et jääd arstiabist ilma? Just. No, muidugi sobib mulle, kui mina kiiremini saan, aga ma arvan, et see on nii vaieldav küsimus. Mina leian, et kui on vaja ikka eriarsti juurde minna, siis peaks ikka saama. Otse saatekirja siis? Otse saatekirjaga ikka. Mis teie arvate? Aga see võib ju nii ja naa asja korraldada väga hästi. Ei saa niimoodi kramplikult kinni hoida ühest arvamusest. Need tuleb proovida, kumb läheb paremini peale. Iga juhtum on erinev, on ju? Iga juhtum on erinev ja raskusaste ja seda ma ka ei taha uskuda, et kui on tõsiselt haige, nii kes vajab abi, et perearst ei saada. Ei mida kiiremini, seda parem, eks ole. Mida muud? Et kui see kiirendab protsessi, siis on mõistlik? Loomulikult, jah. 2027. aastast rakenduvad e-konsultatsioonid psühhiaatritele, allergoloogidele, hematoloogidele, reumatoloogidele, neuroloogidele, kardioloogidele, kardiokirurgidele, neurokirurgidele ja gastroenteroloogidele. Psühhiaatrite vaates on tegemist väga oodatud muudatusega. Kuigi see psühhiaatrite koormus tõenäoliselt ei leevenda, annab see spetsialistidele vähemalt võimaluse kõige kriitilisemas seisus patsientideni jõuda õigel ajal. Need raviteekonnad oleks vajalikud selleks, et inimesed esiteks ei eksleks, et nad saaksid võimalikult kiiresti selle abi, mida talle vaja on. Ja tõesti see, mis tervisekassa süsteemis töötavaid inimesi ikkagi väga räsib, on see, et kui need, kes on võib-olla väga heas seisus, aga kelle muresid peaks lahendama näiteks hoopis kuskil haridussüsteemis või ka sotsiaalhoolekandes, et nemad meeleheitlikud otsivad arsti juures seda viimast lohutust, et see ei ole okei. Kas aga perearstid oskavad vaimse tervise muresid ilma vastava hariduseta üldse tuvastada? Kleinbergi sõnul on siinkohal oluline, et perearstid saaksid vastavad koolitused. See on hästi oluline, et arstid saaksid võimalikult head teadmised, mida küsida, kuidas aru saada, kuidas tõlgendada. Et see ei kao ju kuskile ära. Joller nõustub, et teatav risk jääb. Meie tervishoiusüsteem on killustunud, mistõttu võib inimene nii-öelda süsteemist välja kukkuda ja abist ilma jääda. Kuid seda riski peaks e-konsultatsioonid ministri hinnangul vähendama. Kõik taandub lõpuks perearstide südametunnistusele. Meil on tõesti ka perearste, kes võib-olla tõesti ei taha ennast koolitada või täiendada, ei taha kaasaegseid lahendusi kasutada. Aga ma arvan, et neid ei ole väga palju selliseid perearste. Ja kui nad on olemas, siis on neil nüüd aeg võtta jalad kõhu alt välja lihtsalt.